Ma loen meie jutluse aluseks Efesuse kirjast, 2. peatükist, esimesed 10 salmi. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja ma palvetan veel kord, kallis Jumal, tõesti palume sind, et sina teeksid oma sõna meile elavaks, nii nagu prohvet Hesekiel võis kuulutada neile, kes olid surnud vaimulikult ja nad võisid tõusta uuele elule. Me palume, et sinu sõna oleks elav ja saaks igaühe südamesse ja anna mulle armu sinu sõna avada, nii nagu sina selle meile oled andnud. Jeesuse nimel, amen. Et siin kirjakohas ja terves piiblis me näeme, et päästmine, tõde päästest on keskne tõde piiblis. Ja seepärast on terve piibel raamat Jeesusest Kristusest, kes ainsana võib päästa. Ja siin kirjakohas ja läbi terve piibli me näeme, et päästmine on armust. Et see on kingitus. Ja seepärast peab Jumala päästev arm saama meile väga kalliks. Et kui tänulik on inimene oma elu päästjale, kui keegi on päästetud uppumissurmast või keegi, kellel on südameinfarkt ja ta viiakse haiglasse, ta elu päästetakse. Milline tänumeel täidab inimest. Ja kui tänulik pead olema sina, kui Jeesus on sind päästnud. Ja on ainult üks, kes väärib meie kiitust ja tänu ja ülistust. Ja see on Jeesus Kristus, meie päästja. Ja selleks, et see pääste oleks meile nii kallis, me peame mõistma, millest ta on meid päästnud. Ja seda me näemegi siin lõigus. Ma loen uuesti 1. salmi, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Nii et see on meie kõigi olukord sünnipäraselt juba, me oleme sündinud surnud. Me oleme surnud üleastumistes ja pattudes. Ja see on sellepärast, et Aadam, meie esiisa, tema oli sõnakuulmatu. Madu tuli ja kiusas Eevat. Ja ta võttis sellest keelatud viljast, oli sõnakuulmatu. Ja seepärast me kõik oleme surnud üleastumistes ja pattudes. Esimene inimene Aadam, ta kaotas osaduse Jumalaga ja ta suri vaimulikult. Ja seda ongi siin öeldud 1. salmis, et see on vaimulik surm. Kõik inimesed on kaotanud osaduse Jumalaga, nad on surnud üleastumistes ja pattudes. Ja inimene andis järgi saatana kiusatusele. Ja me loeme sellest salmis 2. Millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Et kõik inimesed on langenud selle
pimeduse vürsti saatana võimu alla. Et ta on tegev sõnakuulmatute laste seas. Ja see relv, mida ta kasutab meie vastu, on andeks andmata patt, et inimene on teinud pattu ja ta on süüdi Jumala ees. Ja me oleme surmavõimuses. Heebra kirja 2. peatükk salm 14 ütleb, et saatanal on võimus surma üle ja ta hoiab meid surmaahelates. Et see on inimese olukord ilma Kristuseta. Ja siin 2. salmis on öeldud, et me käisime selle maailma ajastu viisil. Et kõik inimesed on selle maailma ajastu võimuses. Et kõik inimesed on nagu surnud kalad, surnud üleastumistes ja pattudes, kes lähevad alla voolu jões, kus on surmavad kemikaalid. Et sedasi on kõik inimesed surnud ja selle maailma ajastu voolus. Ja kõik inimesed liiguvad hukatuse poole ilma Jeesuseta. Et kui ohtlik on minna kaasa selle maailma ajastuga, anna järgi saatana kiusatustele. Jeesus ütles Mattuse evangeeliumi 16. peatükis, sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju. Et mis kasu on sellest, kui me võidame kõik maailma rikkused, aga me oleme ilma Kristuseta, sõnakuulmatuse lapsed, läheme selle maailma ajastu vooluga kaasa hukatuse poole. Ja see on see olukord, milles nii paljud inimesed on. Aga nüüd 3. salmis me näeme veel sügavamalt, kuidas me oleme pattu langenud. Et kelle seas ka me kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda ning me olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Et siin me näeme, et patt on rikkunud lausa meie loomuse, et patt ei ole ainult need välised patuteod, salmis 1, üleastumise teod, vaid meie loomus on rikutud. Et kui madu tuli Eeva juurde, siis ta kiusas teda ja ahvatles teda. 1. Moosese 3. peatükis salm 6 on öeldud, et naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Ja siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Et saatan ahvatles, patt tundus nii ahvatlev ja meeldiv, aga see kiusatus oli nagu suhkruga kaetud mürk. Et selle kiusatuse kaudu tuli patt inimese loomusesse ja lihalikud himud, need on nii ohtlikud, need on nagu surmava mürkmaa hammustus, et neile järgi anda on nii ohtlik. Aga siin me loeme, et inimesed lausa käivad oma lihalikes himudes, et Aadam ja Eeva andsid kiusatusele järgi ja see oli kohutav, mis selle tagajärg oli. Ja inimesed päevast päeva annavad järgi lihalikele himudele, mis on nad rikkunud, nende loomuse rikkunud. Prohvet Jeremia ütleb peatüki 17 salmis 9, et süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Meie süda on rikutud, et ära kuulama südame hääl, sest su süda on petlik ja rikutud. Et kui ohtlik on lubada himudel ja patustel mõtetel oma südames pesitseda, sest need himud, mis meis on, see patune loomus, see hävitab meid. Efesuse 4. peatükk salm 22 ütleb, et meil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana inimene, kes laostub petlike himude käes. Need himud on nii petlikud ja hävitavad inimest, on toonud surma. Ja siin 3. salmis me näeme selle patulanguse kõige kohutavamat tagajärge, milleks on see, et me olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Et me oleme oma sõnakuulmatuse tõttu, inimesed on saanud Jumala vaenlasteks. Inimese suhe Jumalaga on katki, osadus Jumalaga on kaotatud, inimene on surnud
Ja Rooma kirjas 8. peatükis on seda kirjeldatud nõnda, et lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu, seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Et nii kohutav on olla sõnakuulmatu Jumala vastu, sest sõnakuulmatus teeb sind Jumala vaenlaseks. Ja nii on kõik inimesed loomu poolest, sünni poolest, vihalapsed. Efesuse kirja 5. peatükk salm 6 ütleb, et ärgu keegi petku te tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Et inimese andeks andmata patt on toonud surma, lõhkunud selle osaduse Jumalaga ja selle tulemus on füüsiline surm, et inimesed kõik surevad kord füüsiliselt ja siis, kui su patt on andeks andmata, siis ootab sind ees igavene surm, igavene lahutatus Jumalast. Et kui väga me vajame päästjat, et sõnakuulmatus hoiab meid surmaahelates. Psalm 107 kirjeldab seda nõnda, psalmid 10 ja 11, et nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus, sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud kõige kõrgema nõuannet. Et see on inimese olukord, kui ta on sõnakuulmatu, ta on oma rumalate otsuste tõttu nüüd raudus, ahelates, vang, sest ta tõrkus Jumala vastu, oli sõnakuulmatu. Ja iga patutegu, iga sõnakuulmatuse tegu mähib inimese veel sügavamalt surmaahelatesse, surmaköidikutesse, kui sul ei ole andestust. Et sa vajad päästet, iga inimene vajab Jeesust, kes päästaks sõnakuulmatusest. Et me oleme näinud siis, et salmis 1, et me pattu langenud inimese elus on sõnakuulmatus, üle kohtuteod, patuteod. Salmis 2 me näeme, et inimene on langenud saatana kätte tema meelevalla alla. Ja salmis 3, et inimene on loomu poolest rikutud sõnakuulmatuse ahelates nii sügavalt, et ta ei taha meelt parandada. Ta ei taha seda katkist suhet Jumalaga taastada. Et ta tahab pattu rohkem kui Jumalat. Et me vajame Jeesust, me vajame päästjat, kes vabastaks. Et me oleme nagu uppunud inimene ilma Jeesuseta, kes on merepõhjas. Ja nagu inimene, kes on südameinfarktist põrandale langenud ja mitte midagi ta ei saa ise teha, ta vajab, et keegi halastuses tema elu päästaks. Ja sama on kõigi inimeste olukord. Kõik inimesed on tõsises ja ohtlikus olukorras. Sündisime vaimulikult surnuna. Olime teel igavesse hukatusse pärast meie maise elu lõppu. Aga Jeesus tuli, et meid päästa. Seda me näeme salmis 4 alates. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Et kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetunud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Et see on see võrratu pääste. Et Jumal tahab päästa. Jumal tahab halastada. Ta tahab armastada pattu langenud inimest. Et Jumal tahtis sinu päästmist rohkem kui sina, sest sa olid surnud üleastumistes ja pattudes, sa ei tahtnud. Aga Jeesus tuli, et otsida sind kui kadunut. Et siin me näeme selles kirjakohas Jumala kõikvõimas tahet päästa inimesi, kes on lootusetud patuvangid. See on nagu Luuka evangeeliumi 15. peatükis, kus
see poeg läheb ja raiskab kõik oma varanduse ära ja siis ta tuleb tagasi ja isa jookseb oma kadunud pojale vastu ja kallistab teda, armastab teda ja see on pilt Jumalast, kes on rikas halastuselt, kes armastab inimest, kes on pattu langenud. Luuka evangeeliumi 15 peatükk salm 32 ütleb seal isa, et see su vend oli surnud, on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Et Jumal on armastav, halastav isa nende vastu, keda ta tahab päästa. Ja ta on teinud kõige suurema armastuse teo, et ta saatis oma poja meie jaoks, Jeesuse. Ja sellepärast on päästmine üksnes Jeesuses, Kristuses. Et Jumal on nii armastav ja nii armuline, nii halastav nende vastu, kes usuvad tema pojasse Jeesusesse, nagu näeme siin nendes salmides. Salmis 6, et on meid koos temaga, koos Kristusega üles äratanud ja asetunud taevasesse olukorda Kristuses, Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses meie vastu Kristuses, Jeesuses. Nii et Jumala päästev arm on meile kingitud Kristuses, Jeesuses. Et meie olime surnud üleastumistes ja pattudes, aga Kristus tuli meid elavaks tegema. Ja ta tegi seda oma risti surma ja ülestõusmise läbi. Et esimeses peatükis on see nii kallis salm, salm 7, et temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda. Et Kristus suri sinu pattude andestuseks ja me kuulsime Kolossakirja 2. peatükis, mida see tähendab meie jaoks, salmis 13, et teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised. Et kui siin Efesuse kirja 2. peatükis me näeme, et me oleme elavaks tehtud, siis on selle tõttu, et Kristus kandis meie patud, meie sõnakuulmatuse teod, mis meid surmaahelates hoidsid risti peal. Ja kui võimas see on, sest ta tõusis üles surnust, kui võimas elavaks tegev on Kristuse lunastus, pääste, et Aadam oli sõnakuulmatu ja ta kaotas tee elupuu juurde, kui me loeme esimeses Moosese 3. peatükki, et Jumal ajas Aadama välja ja sinna pandi keerubid tuleleegina sähviva mõõgaga, et need valvaksid elupuu teed, et inimene kaotas igavese elu, aga Jeesus läks risti peale, et kinkida meile igavest elu, meid üles äratada, meid elavaks teha. Ja tema ülestõusmine, mida me siin näeme 2. peatükis, on nii võimas. Eelmine pühapäev me kuulsime esimeses peatükist neid salme, salmid 19 ja 20, et milline on tema väe võrratu suurus meie heaks. Et Kristus tõusis üles surnust, et teha meid elavaks. Ja et ainult Kristuse võimas vägi, ülestõusmise vägi võib sind saatana käest päästa, vabastada sellest patust, mis sulle surma oli toonud. Kolossakirja 2. peatükk salm 15. Me kuulsime, et kuidas ta on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Tema ristisurm on nii võimas, nii võrratu väega meie heaks. Seda ütleb esimeses peatükis. See salm 19, milline tema väe võrratu suurus meie heaks. Nüüd ma loen edasi 2. peatükis salm 6. Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetunud taevasesse olukorda Kristuses, Jeesuses. Et me ei ole enam meie pattudes, kui sa oled Kristuses uskunud. Sa ei ole enam lihas, sa oled asetunud taevasesse olukorda. Sa ei ole enam selle maailma ajastu võimuses, mille küüsis on kõik inimesed ilma Kristuseta, vaid sa oled tõstetud kõrgemale kui see maailm. Sul on nüüd Kristus, kes on veel palju parem, nagu Jeesus ütles, kui sa võidaksid kogu maailma ja kaotaksid oma hinge, mis kasu sellest on.
enne sa olid sõnakuulmatuse ahelates, sa lihtsalt läksid kaasa selle maailma vooluga, aga nüüd Jeesus Kristus on sinu kallis päästja, kes on sind armastanud. Ta on tõstnud sind taevasesse olukorda, kõrgemale sellest maailmast, kõrgemale pattudest, kõrgemale saatanast, päästnud sinu. Salm 7, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Et tema arm on nii võimas, et me vajame tervet igavikku, et osa sellest saada, mida Kristus on meile kinkinud. Et Jumal tahab näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust meile helduses Kristuses Jeesuses. Nii nagu John Newton kirjutas selles kuulsas hümnis, inglise keeles Amazing Grace või eesti keeles Su armu, issand imetlen, seal on need kallid read. Kui taevas aastatuhandeid sul kiitust laulnud maa, siis tean see algus olnud vaid, sind tänan lõpmata. Et Jeesus on mulle kinkinud igavesele õnnistuses, ma vajan terve igaviku nendest osa saada. Ja see kõik on mulle kingitud armust. Ma loen selleks edasi salmid 8 ja 9, sest te olete armu läbi päästetud, usu kaudu, ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Pääsmine on kingitus. See on armust meile kingitud. Ja kui John Newton kirjutas selle nii kuulsa hümni, siis tema oli isiklikult oma elus kogenud seda, et ta on päästetud armust. Et ta oli olnud paadunud patune, oli juba noorena läinud merele ja oli seal meremeeste keskel ja nägi kõike kõlvatust ja patust elu. Tal oli jumalakartlik ema, kes tema eest palvetas, aga ema suri juba, kui ta oli väga noor poiss. Ja niimoodi ta eksles, oli surnud üleastumistes ja pattudes, kuni Jeesus tema päästis. Et Jumala armastus vallutas tema südame. Ja ta mõistis seda, et pääste on armus, see on kingitus. Ja ta kirjutas need kallid read. See on eesti keelde pandud nõnda, et su armu, issand, imetlen, mu vaese päästsid sa. Kord olin pime kadunud, nüüd näen ja leitud maa. Et kas ma saavutasin päästmise oma tegudega? Kas ma olin parem kui teised? Ja sellepärast olen saanud kristlaseks. Kas ma tegin Jumalale hea teo? Kindlasti mitte, sest ma olin ju surnud üleastumistes ja pattudes. Ja ainuke põhjus, miks ma olen kristlane, on Jumala arm. Et Jumal on mind teinud elavaks. Et päästmine ei ole lihtsalt ühe palve kaasa lugemine. See ei ole lihtsalt mingi pinnapealne tahteotsus. See on sügav väljatulek surmast ellu. See on sügav pöördumine pattudes, mis on mind surmanud vaimulikult. See ei ole lihtsalt, et ma võtan mõned veendumised ja arusaamad omaks, vaid see päästmine tähendab saada tehtud elavaks, saada toodud elavasse osadusse Jumalaga. Et päästmine on Jumala armastuse sinu südamesse sisenemine. Et päästmine on andestuse elavaks tegeva väe kogemine. Ja seepärast on Jumala päästev arm, et sügavalt muutev arm, nagu näeme salmis 10, sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal oli juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Et Jumala arm on nii südant muutev, Jumal loob meid uueks, kui ta meid päästab. Me oleme tema teos Kristuses Jeesuses. Et me enne olime loomu poolest vihalapsed, me olime rikutud patu poolt. Meie süda oli nii rikutud, see oli petlik. Aga Jumala arm tungi päästetu südamesse ja teeb südame uueks. John Newton kirjeldab seda, et oli laeval ja see oli suur torm ja see oli see, kui Jumal hakkas tema südamesse tulema oma armastusega. Ja ta kirjeldab veel, see
tõeliselt selle Jumala armu äratundmise võttis tal aega, aga Jumal lõpuks oma imese armuga vallutas ta südame, tegi ta uueks, enne kui ta oli olnud selline paadunud, kõlvatu eluviisidega mees, siis hiljem kirjeldatakse teda kui mees, kes oli nii armuline, nii armastav, nii hooliv. Ta aga teenis pastorina ja see on Jumala armu muutev vägi inimese südames. Et Jumal võib täiesti lootusetu patuse muuta uueks. See on Jumala arm. Ja me kuulsime Jeseekli raamatust seda Jumala sõna kuulutust, kuidas seal on suur hulk konte orus ja nad saavad elavaks Jumala sõna kuulutuse tõttu. Siis peatükk varem seal on antud tõotus Kristuse tulekust, kes tuli, et teha elavaks suur hulk inimesi, kelle pärast ta tuli siia maailma. Jeseekli 36. peatükk, seal on tõotus 25. salmis. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Et see on Jumala päästev arm, lunastus tema vere läbi. Kristuse veri on võtnud su patud, kui sa temasse usud. Ja see puhastab sind sügavalt, nii sügavalt, et Salm 26 ütleb, ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Nii et Jeseekli kirjeldab vaimulikku surma kui kivist süda, tundetu, surnud, kinni Jumala armastusele. Aga vaimulik elu, see uus elu, see on nagu lihane süda, tundlik, õrn, koostööaldis, kurvastav. Et kui Taavet parandas meelt psalmis 51, siis ta palub samamoodi, nagu Jeseekli raamatus on siin kirjas, ta palub, pese mind hästi mu süüteost, puhasta mind mu patust. Ja siis psalmis 12 ütleb, psalmis 51, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Et Taavet mõistis, et ta vajas Jumala andestust kogeda südant uueks looval viisil. Ja me kõik vajame Kristuse armu, nii nagu kuulsime Kolossa kirja 2. peatükis. Et see andestus, Jumal on andnud andeks kõik mu üleastumised ja teinud elavaks meid. Et see andestus, see puhastus, see arm, mis on Kristuse veres, see saaks mulle sügavalt mind uueks loovaks. Ja see uus süda on pehme, lihale süda, tundlik süda, murduv süda. Et psalmis 51 Taavet ütleb selle uue südame kohta, psalmis 19, et Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Et see on kinnitus sellest, et sa tõesti oled uskunud Kristusesse, tõesti võtnud vastu pattude andestuse, pöörnud oma pattudest, et sul on süda, mis murdub, süda, mis kurvastab, süda, mis suudab tunda kurbus patu pärast, see on elavaks tehtud süda. Sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Ja ainult Jumala armastus saab sinu südame uueks luua. Ainult Kristuse armastus saab murda su südame. Ja ainult püha vaim võib sinu südame uueks luua. Ja seepärast on tõesti Salm 8 nii kallis, sest olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, see on kingitus sügavalt sinu südamesse. Ja see on usu läbi, et päästmine on armust ja see on usu läbi, ütleb see 8. salm. Ja see usk on kingitus, see on püha vaimu kingitus su südamesse. See usk tuleb esile südames, milles on pehmus ja õrnus ja tundlikkus nüüd. See on usk, millega käib kaasas meeleparandus. Et sa kurvastad, sa murdud oma patu pärast. Ja seepärast uskumine on südant muutev, elavaks tegev, Kristuse imetlemine ja kalliks pidamine. Et ma lihtsalt tahan, et sa mõistaksid, kui tähtis on usk ja et usk on kingitus. Et see ei ole ainult üks kord, et ma olen uskunud, vaid see on,
Et ükskord ja alatiseks me võtame selle päästekingituse vastu, pattude andestuse, aga et sa mõistaksid, kui kallis on see usk. Et usk tähendab seda, et sa imetled Kristust Jumala sõnas, nagu me kuulsime neid salme, et usk tuleb kuuldust, Rooma kirja 10. peatükk, ja kuuldu Kristuse sõna läbi. Et sa imetleksid Kristust. Näiteks su süda võib murduda armastusest, kui sa mõtiskled Kristuse armastus üle. Milline kingitus on? Mulle nii kallid salmid, Rooma kirja 5. peatükk, salmid 6-8. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Et mõtiskle, mõtle, võta sügavalt oma südamesse, mida Kristus on sinu eest teinud. Et kui John Newton oli see Jumala kartlik ema, kes tema eest palvetas, siis Kristuse armastus on palju õrnem ja kaastundlikum kui ühegi ema armastus. Kui ma lugesin salmis 4, et me oleme koos Kristusega elavaks tehtud, siis mõtle selle peale, et Kristus tuli siia maailma sinu pärast. Ta sai osa siin meie lihast ja verest, meie loomusest. Ta tuli meile nii lähedale. Ta võttis meie ülekohtu teod. Ta sai ristile naelutatud, ta mõtles su peale. Ta oli kaastundlik su vastu. Ta armastas sind, kandis su patud ristil. Ja nüüd, nagu salm 4 ütleb, sa oled koos Kristusega tehtud elavaks Jumala suure armastuse pärast, millega ta sind on armastanud. Nii et kas sina oled niimoodi Jeesuse isiklikult ära tundnud oma päästjana? Et kas oled niimoodi isiklikult Jumala armastuse, halastuse, helduse, armu vastu võtnud? Et kas sina oled elavaks tegeval viisil Kristuse surmast ja ülestõusmisest osa saanud? Et siis sa pead seda imet, seda kallist usku, mis su südames on, välja elama. Nagu salm 10 ütleb, et me oleme tema teos Kristuses Jeesuses. Midagi võrratut imelist on mu südames varjul, see kallis usk. Ja mina pean nüüd tegema häid tegusid. Me oleme loodud heade tegude tegemiseks. Ja ma pean välja elama seda imet, mis on mu südames. Sest Jaakobuse kirjas on öeldud 2. peatükis, salmis 26, sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta. Et on olemas surnud usk. Usk, mis ei ole tõeline ehtne, mis ei ole olnud südant muutev usk Kristusesse. Ja seal ei ole mingid tegusid, mis seda kinnitaksid. Aga kui sul on usk Kristusesse, siis sa pead seda välja elama heade tegudega. Ja on väga oluline mõista seda, et kristlastena meil on 2 loomust. Et me oleme uuesti sündinud, meil on uus loomus, me oleme uus loodu Kristuses, aga meil on ka vana patuna loomus veel kristlastena, kuni meie ihu lunastuseni. Ja seepärast on nii oluline, me teeksime Jumala armuga koostööd, et enne kui me olime surnud oma üleastumistes ja pattudes, siis me ei tahtnud Jumala armuga koostööd teha. Jumal pidi oma armastuses meid elavaks tegema, päästma meid. Aga nüüd, kui me oleme elavaks tehtud, me peame tema armuga koostööd tegema. Me peame tegema häid tegusid, milleks Jumal on meid loonud, mis ta meil on valmis pannud, et me nendes käiksime. Ja mida see tähendab meie jaoks? Kõigepealt Efesuse kirja 4. peatükis, loen salmist 22, et teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana inimene, kes laostab petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses.
Et enne me käisime üleastumistes ja pattudes, see oli meie vana eluviis, aga nüüd me peame riietuma uue inimusega. Me peame käima heades tegudes. Nii et kõigepealt see tähendab seda, et me peame võtma seljast vana inimese oma tegudega, me peame hülgama patu. Me peame võitlema patu vastu, me peame elama meeleparanduse elu. Et sedasi me teeme kõigepealt häid tegusid. Et ära tee pattu, kui sa oled uskunud Kristusesse, siis sa kaotad elava läheduse osaduse Jumalaga. Ja kiusatus on katse sind taas mähkida surma, millest sind on päästetud. Ja sa vajad Jumala elavaks tegevat armastust oma kiusatuste keskel. Sa pead võtma seljast vana inimese, vana eluviisi. Rooma kirja 8. peatükk salm 13 ütleb, sest kui te liha järgi elate, siis te surete. Aga kui te vaimu abil ihuteod suretate, siis te elate. Nii et kristlastena on meil patuvat vastu võitlemine elu ja surma küsimus. Et ma ei saa patule järgi anda. Et andku issand neile selline tõsine meeleheitlik hoiak. Ma ei saa patule järgi anda, sest kui te liha järgi elate, siis te surete. Kuidas ma saan patule järgi anda? Kui Kristus on mind päästnud patust, ta on mind elavaks teinud, surmast üles tõstnud. Ja kui ma eksin, siis lohuta ennast evangeeliumiga, mida ma olen täna kuulnud. Lohutu, kui püha vaim sind, et Kristus on su patud kandnud ristil, kaastundlikult sinu vastu, ta armastab sind. Ja nõnda sa võid püha vaimu abil võita pattu oma elus, hüljata pattu, meil parandada. Püha vaimu abil, kes teeb sulle evangeeliumi elavaks ja isiklikuks. Püha vaimu abil, kes on teinud elavaks sind, toonud sind välja surmast. Ja siis võitle patu vastu, võistes, et kui sa teed pattu, siis sa patustad kõige õrnema armastuse vastu, Kristuse armastuse vastu. Et kasuta Jumala armut võidelda patu vastu, et võita pattu, panna maha kõik see, millest Kristus on siin päästnud, mille Kristus on ristil kandnud sinu eest. Ja selleks pead sa iga päev hoidma ennast Jumala armastuses, elavas osaduses Jumalaga, sest sa oled elavaks tehtud, siin on surmast puude ellu toodud. Juuda kirjas on öeldud salmid 20 ja 21, et me palvetaksime pühas vaimus ja hoiaksime endid Jumala armastuses. Et kas või see kirjakood siin, sa võid oma südamesse talletada, kuidas Jumal on nii rikas olnud halastuselt, kuidas ta mind elavaks teinud oma suure armastuse pärast. Ma olin surnud üleastumises, ma olen armu läbi päästetud. Ta on mind koos Kristusega üles äratanud, asetanud taevasesse olukorda. Et võitle patu vastu, haarates kinni nendest kallitest evangeeliumi tõdedest. Kui ma lugesin salmi 7, et Jumal tahab näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses minu vastu, siis ma saan tugevdatud, kui ma mõtisklen selle üle, et Jumal on mulle kinkinud pääste ja ta on mulle juba valmis pannud tuleviku, aulise igaviku, et ta hoiab mind, et ma ei kaotaks oma päästet, sest ta on selle kinkinud mulle armust ja ta hoiab mind armust, kuni ta toob mind sellesse imelisse rikkusesse, mis ta mulle valmis pannud. Ja ma tugevdan need patuvõitluses, et Jumal on juba valmis seadnud, ma võidan need kiusatused, võidan need patuvõitlused, võidan need kahtlused ja olukorrad. Selle imelise armu tõttu, mis mul on antud. Ja siis lihtsalt tahan julgustada sind veel, et meie pääste aluseks ei ole see, kui elav on minu usk või kui tugev on minu usk või kui ehtne on minu usk. Ja minu ainuke päästekindlus on Jeesus Kristus. Need salmid, mis ma lugesin, need on kõik, mida Jumal on teinud Kristuses sinu jaoks. Ja kui sa võitled, sa tunned, et sa oled kuiv või vaimulikult elutu,
siis pööra oma pilk oma südame armetust olukorrast, pimedusest, kuivusest, elutusest ja vaata usus Kristuse peale, kes kandis sinu patud, sinu üleastumised, sinu karistused. Vaata Kristuse peale, isegi siis, kui sa tunned, et sul on nii raske ja sa oled eksinud, määritud ja elutu sisemiselt. Vaata tema peale, isegi kui see tähendab seda, sa vaatad hoolega ja pühendunult, usud järjepidevalt, kuni püha vaim sinu südame täidab armastusega ja sul on taas elav osadus Jumalaga. Et see usk, mis sulle on kingitud, kasuta seda usku, et usk on nagu hinge tühi käsi, mis haarab kinni kõigest, mida Kristus on mulle valmis pannud. Mina olen armetu ja abitu nagu kerjus, aga ma kasutan usu tühja kätt, et võtta vastu, mis on mulle valmis pandud. Ja see usk on kingitus mulle. Ja need head teod on kindlasti need meeleparanduse teod, patu hülgamise teod, vana elu mahapanemise teod. Aga need head teod on ka armastuse teod, milleks Jumal on meid loonud. Ma loen 1. Johannese kirjas peatükis 3, salmi 14. Me teame, et me oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Nii et see on see kinnitus sulle, et ma olen, Kristus on päästnud surmast, toon mind ellu, et on pannud mu südamesse armastus inimeste vastu. Et kui Kristus on mind nõnda palju armastanud surmast ellu, siis pean mina nüüd teisi armastama. Ma pean armastama vendi, kaaskristlasi, ma pean armastama kõiki inimesi, isegi oma vaenlasi, nagu Jeesus õpetas Mattuse evangeeliumi 5. peatükis, salmis 44, ta ütles, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Nii et kui me vaatame seda Efese kirja 2. peatükki, siis see on meile suureks julgustuseks. Armastada inimesi, kuulutada evangeeliumi neile, kes on täielikult surnud vaimulikult, kellel ei ole mingisugust huvi Jumala vastu, kes üldse ei taha kuulda Jumalast. Aga ole julgustatud, nagu täna Kalle julgustas nüüd evangeeliumi kuulutama isegi surnutele. Ja Jumala sõnas on selline võimas vägi, nagu prohvet Ezekiel seal nägi seda, et surnuluud saavad elavaks, inimesed surma haudades tõusevad. Ja me võime kuulutada evangeeliumi, täita seda suurt missiooni käsku, minna inimeste juurde, jagada evangeeliumi neile, kes on vaimulikult surnud. Isegi kui sa mõtled, et ta on ju nii vastu usule, siis kinnita ennast, et Jumal tahabki päästa neid, kes on vaimulikult surnud. Kui keegi on nii ebamoraalne ja armastab pattu, ei taha mingil viisil patust lahti lasta, siis räägi talle Jeesusest. Ja Jeesus on tulnud just selliseid päästma. Nii et me peame näitama Jumala armastust neile, kes on vaimulikult surnud. Kui Jumal on sulle näidanud nii palju armastust, elavaks tegevat armastust, toonud sind surmast igavesse ellu, siis sina ela nendes Jumala päästva armastuse tõdedes, kui sa inimestega kokku puutud. Et käi nagu Kristuse armastuse tulistel sütel, kuni sinu süda põleb armastuses, mõeldes kõige selle peale, et kes on Kristus, mida ta on teinud inimeste jaoks, kuidas on tulnud armastama inimesi. Ja siis sa võid, nagu Rooma kirja 12. peatükk ütleb, et kuhjata tulised süsi inimeste pea peale. Armastada inimesi, lihtsalt näidata neile Kristuse ära teenimatud armastust. Isegi armastada vaenlasi, isegi need, kes on mulle vastu. Milline rõõm see on niimoodi armastada, välja elada seda päästet, seda uut südant, mis Jumal on mulle kinkinud, et armasta, sest sa oled toodud surmast ellu. Armasta, sest Jumal on sind enne armastanud. Et mulle on olnud nii kinnitav, kuidas Elizabeth Elliot, kelle mees seal Lõuna-Ameerika džunglites tapeti nende indiaanlaste poolt, kelle juurde läksid evangeeliumi kuulutama. Ja Elizabeth Elliot läks selle sama suguharu juurde, kes oli tapnud tema mehe.
et kuulutada Kristust, et armastada neid, kes olid olnud vaenlased. Ja see on imeline pilt Kristuse armastusest, kuidas ta on tulnud päästma vaenlasi. Või ma olen kuulnud John Pattonist, kes läks sinna inimsööjate juurde. Milline kallis pilt see on ka Kristuse armastusest, minna nende juurde, kes on vaenlased, kes tahavad hukata, nii nagu Kristus löödi risti. Ta tuli armastama ja meie võime välja viia selle evangeeliumi. Need näited näitavad, kuidas Jumal tõesti päästab ja see kõige hullema olukorras inimesed, inimsööjad või kuskil mingi suguharu, kes tapab. Ja meie võime viia evangeeliumi inimestele. Ja see on nii kallis ja nii tähtis ülesanne, mis meile on antud. Ja et pangu Jumal meie südame peale, kui tõsine see olukord on, nagu me esimeses 3 salmis oleme näinud, et inimesed on teel hukatusse, nad on vaimulikult surnud, nad on saatana käes ja nad on loomu poolest vihalapsed. Jumala õiglane püha viha nende peal. Nad vajavad Jumala armastust ja andestust. Nad on teel hukatusse, nad on selle maailma voolu käes liikumas hukatuse poole. Ja meie peame minema nende juurde ja neile rääkima Jeesusest. Ja kui me vaatame edasi alates salmist 4, mis me täna oleme näinud, siis see on üleskutse meile kõigile, et armastada Jeesust veelgi rohkem kogu südamega. Mõtle, millest ta sind on pääsnud. Sa olid surnud üleastumistes ja pattudes. Sa olid saatana võimuses oma sõnakuulmatuse ahelates. Su loomus oli nii rikutud, su süda oli nii rikutud. Aga Jeesus päästis sinu. Ta on tõeline hingearst, nagu ta ütles, et ta ei tulnud tervete pärast, vaid haigete pärast. Ja ta tuli sinu kui surmahaiguse käes oleva jaoks. Sa olid nagu uppunu merepõhjas, nagu südameinfarktis põrandal lavav inimene abituna, aga ta tuli, et armastada ja päästa sind. Ja see pääste on Jumala kingitus, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Et sa ei saa kiidelda millegi üle iseendas, vaid ma kutsun sind üles kiitlema Jeesuses Kristuses. Nii nagu apostel Paulus ütleb Galaatiakirja 6. peatükis. Olgu mulle olemata, et ma kiitleksin millegi muu üle, kui me issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailma mulle risti löödud. Ja mina maailmale kiitle meie issanda Jeesuse Kristuse üle ja ela tänu meeles igat oma päeva. Ja andku sinu elu tunnistust sellest teiste silme ees, et sa oled päästetud armust usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Palvetame. Kallis Jumal, me täname sind, et sina oled tõesti nii võrratu, nii võimas ja nii hea, et sa armastasid meid, kes me olime surnud ja sa tegid meid elavaks ja sa saatsid oma poja, kes kandis ristil me patud, kes tõusis üles, et teha meid elavaks. Sa tegid seda koos meiega, kandes meie pattusid ja meid tehes elavaks, koos meiega üles äratatud saades. Ma palun sind, et see armastus saaks elavaks igaühe südames ja kui täna olnud üleskutse evangeeliumi jagada, siis anna meie südamesse armastus inimeste vastu, sinu armastus, mis sul on kadunute vastu, et me läheksime ja räägiksime Jeesusest kui päästest. Ja anna meile näha seda imet, kuidas need, kes on surnud ja haudades vaimulikult saavad elavaks, saavad sinu omaks Jeesus. Usaldame sinu kätte. Amen.